tere! Täna on meil stuudios külas Laura Kiviselg. Ma küsiksingi kohe alguses, et kes sa oled, kust sa tuled ja kuhu sa lähed? Või tegelikult me soovime ikkagi teada, millega sa tegeled. See on nii palju küsimusi ühes küsimuses, et selles mõttes on hea kuskil pihta hakata. Ja. Nagu sa juba mainisid, minu nimi on Laura ja minu lugu ilmselgelt nagu kõikide inimeste lood algavad sealt, kui minu ema ja isa kokku said. Sealt tekkis neil mõte, et oleks äge teha üks Laura siia ilma ja nüüd sealt edasi võib-olla kooli poole pealt nimi on mul Laura sellepärast, et mu ema tahtis mulle nimeks panna Melissa, aga kuna meil läks kodus tolmuimeja katki ja mu isa läks poodi uut tolmuimejat ostma, siis ta nägi, et seal olid tolmuimejad, mille firma oli Melissa, nii et ta keeldus, et tema lapse nimeks saab Melissa. Seega ta vaatas mulle otsa, kui ma sündisin ja otsustas, et minu nimeks saab Laura. Nii et selline on ka minu nimelugu. Aga kui me räägime sellisest taustast, siis minu ema on pärit Kihnust. Nii et mu emapoolne suguvõsa on kõik siis Kihnu päritolu. Isa on mul pärit Pärnust, nii et selle poole pealt olen justkui nagu pärnakas. Lapsest saati on mul kohati selline natuke identiteedikriis, et kumb ma siis täpsemalt olen, sest kasvatas mind nii Kihnu pool kui Pärnu pool. Aga kooli ma ikkagi tulin Pärnusse, et käisin Vanalinna põhikoolis 9 aastat siis põhikoolis, sealt edasi läksin Koidula gümnaasiumisse, vahepeal tegelesin ka balleti muude asjadega, mis siis minul sellist huvitegevust aitasid nagu otsida ja hoidsid mind füüsiliselt vormis. Ja kui ma lõpetasin Koidula gümnaasiumi ära, siis ma läksin Tartu Ülikooli, kus ma õppisin pigem sellist hästi keerulise nimega eriala, infoühiskond ja sotsiaalne heaolu. Ja kui ma Pärnusse tagasi tulin, siis ma olin juba valinud endale suunaks siis noorsootöö ehk siis sellise noortega tegelemise, et varem töötasin keskustes, tegin ka mobiilset noorsootööd ehk siis tänava peal, aga nüüd töötan siis igapäevaselt Haridus- ja Noorteametis, kus siis minu töölaual on Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse projektid. Nii et lühidalt olen ma Laura, ütleksin ise oma iseloomustuseks, et olen tore loodetavasti, entusiastlik ja mulle meeldib väga naeratada, mulle meeldivad inimesed, mulle meeldivad noored ja selline väike lugu minust. Seda kõike on väga tore kuulda. Aga kuidas sa täpsemalt üldse selliste huvitavate ja põnevate organisatsioonide ja projektide juurde jõudnud oled? Ma arvan, minu selline nagu teadlik areng algas 5. klassis, kui ma astusin siis Vanalinna kooli õpilasesindusse. Et sealt ma sain sellise võib-olla huviga nagu maailmas toimuma vastu, koolis toimuva vastu ja siis suunati mind sealt edasi Pärnu linna noortekogusse, kui ma olin 12, mis on ka siis selline noorte huve esindav noorteorganisatsioon Pärnu linnas. Ja sealt kuidagi tundus hästi loomulik, et kui juba noortega sellist otsekontakti kogu aeg on, me ju käisime koos veel balletis ka, eks ju, et sealgi tõenäoliselt paistis see silma, et ma kuidagi klappisin noortega väga hästi ja just, et siis oli kuidagi nii loogiline samm minu jaoks, et proovida hoopiski tööd, mis ongi otse noortega seotud ja siis sealt sain juba esimest korda ka ametlikult tööle koos noortega, kui ma olin 18. Ja siis sealt kuidagi edasi on see, minu karjääri pool ka arenenud, et just noortega, nii nagu ma alustasin siis 5 aastat tagasi. Väga uhke. Aga sinu kandidatuur oli esitatud ka Pärnu aasta noorsootöötaja nominatsiooni. Milliseid tundeid see sinust tekitas, kui sa said teada, et sind on sinna kandideeritud? See tuli mulle suure üllatusena, sest et ma isegi mäletan seda konkreetset situatsiooni, sest see oli nii, et ma olin elutoas diivani peal ja nägin, et Pärnu Postimees on avalikustanud need nimed, kes siis on esitatud või need nominendid siis, kes finaali jõudsid või sinna toppi nagu. Ja siis ma just müksasin peikat ka, et vaatame, kes siis on siin haridustöötajad ja noorsootöötajad ja kes veel. Ja scrollisin, viimane oli siis noorsootöötaja kategooria ja vaatasin minu nimi
mõtlesin, mis asja nagu, noh, et kus see tuli, sest see oli esimene kord, kus ei küsitud otseselt minu nagu abi, et mõnikord, kui esitatakse näiteks, ma ei tea, kunagi, kui ma veel noor olin, siis mind esitati aasta nooreks Pärnu linnas, siis ikka uuriti, et noh, et mis sa teinud oled või et pane ise kirja, et aita natuke kaasa, on ju, et noh, eks sa ise tead ju kõige paremini, mis sa teinud oled. Aga siis selle nominatsiooni puhul ei olnud üldse minu käest mitte midagi küsitud ja siis see oli paras šokk tegelikult, et mu nimi üldse seal oli. Ja hiljem, kui ma kuulsin, et see tegelikult oli ka noorte initsieeritud, see peaks õigesti olema, initsieeritud, et siis ma arvan, et see oli ka mulle selline väga, väga uhke moment, sellepärast, et eks ma olen ju alati seda tööd nii teinud sellise noorte nimel ja siis see lihtsalt tekitas väga hea ja sooja tunde. Väga tore. Aga mis tunne oli siis, kui hõigati välja, et sa oledki aasta noorsootöötaja? Ütleme, ma olen rabanud ka, nii et ega ta selles mõttes väga selline üllatus ei olnud. Mul oli väga hea meel, et see tunnustus minuni jõudis ja meeletult soe ja rõõmus ja selline hetk ise endale, et tihti ma arvan, et see kehtib ka õpilaste kohta, kes koolis käivad, et sa teed kontrolltöö järel ja siis, kui lõpuks hinded välja pannakse, siis justkui nagu tuleb jälle uus veerand otsa ja hakkad uuesti pihta. Et selle tunnustusega küll ikkagi ma võtsin ka natuke aega endale, et ikkagi läbi seedida selle, mis ma tegelikult teinud olen selle aja jooksul, sest see on suur asi, kui lõpuks nagu märgatakse ja tunnustatakse ka, siis paistab välja ka. Nii et selles mõttes oli hullult äge kuulda enda nime, sest ma veel nagu vanuse poolest tehniliselt kategoriseerin veel paar aastat noorte valdkonda ka, et ma veel käin 30-ndani nagu noore eagruppi, aga äge oli olla ka väga ägeda noorsootöötaja kõrval sellel hetkel, kui neid tunnustusi jagati. Väga soojad tunded tulevad siit ikka. Sul õnnestus osutuda valituks Pärnu linnavolikokku. Kuidas teekond linnavolikokku kulges ja mis sa selleks tegema pidid? Ma siis alustan võib-olla sellest, et minu selline teadlik valik, et ma nüüd tahaks väga selliste suuremate asjadega tegeleda või linna asjadega tegeleda, tekkiski siis, kui ma olin 12, ehk siis ma läksin Pärnu linna noortekogusse, sest tehniliselt volikogu on samasugune organisatsioon, nagu on noortekogu, lihtsalt noortekogus on noored. Ehk siis selles mõttes tundub eks ju loogiline, et sealt järgmine samm on volikogu. Ja kui ma esimest korda kandideerisin, siis ma olin värskelt 18, veel õppisin Koidula gümnaasiumis ja ega ta selles mõttes lihtne teekond ei olnud, et väga paljud noored ei ole valmis seda sammu astuma, eks siis ikka küsiti, et mis sa siis lähed seal korda tegema, et sa ju üksinda seal noor inimene, et teised on ju kõik nagu eakamad. Aga kuidagi see selline selgrooke tekkis, sest minu südameasjad on alati olnud nagu noorte hääl, noorte võimalused ja see on ka see, mis ma tunnen, et on minu väga suur tugevus, et ma ei ole seda fookust veel kuskil ära kaotanud. Ja nüüd, kui ma teist korda kandideerisin, siis 2021, siis oli veel šokeerivam, sest hääletanute arv oli 265, kui ma ei eksi, ja see oli tohutult suur. Kas või vaadates meie inimeste nagu nimekirja, ma olin top 10, kes valiti, et see on päris hull. Ma olin väga üllatunud taaskord, et see number nii suur oli, kes minu poolt otsustas oma hääle anda. Et ma loodan, et see on ka peegeldus sellest, et ma nagu päriselt olen oma sõna kandnud ja hoidnud ja teen seda ka tõenäoliselt edaspidi, kus mul siis pääsu on. Et igal ühel on ju võimalus mul alati nööbist kinni haarata ja öelda, et Laura, mäletad, sa ütlesid seda, et ma püüan oma sõnade järgi ikkagi elada ka. Mõtlen, et ma küsin siia korraks vahel ära, et mida sa seal Koidula gümnaasiumis õppisid, et ma ise olen ka siin nüüd gümnaasiumi ukse läve ees, et mis sina õppisid? Tegelikult, kui rääkida kooli valikust, siis minul oli ka see ääretult keeruline. Ma tunnen, et see küsimus on natuke initseeritud sellest ka, et sa ei tea täpselt, millisesse kooli minna, eks ju.
mina valisin Koidula gümnaasiumi ja ma käisin seal reaalklassis. Ja ma valisin selle kooli suuresti tegelikult paindlikkuse tõttu, kuna ma olin tollel hetkel aktiivne noor ja ka ülikoolis tuli seda väga palju ette, et ma kooli väga palju ei sattunud. Mul oli muid asju, mida ma kooli ajal tegin, siis mulle tundus, et see kool toetab mind nagu õpilasena kõige rohkem. Mulle oli oluline õppida matemaatikat. Mulle oli oluline see, et mul on head õpetajad. Ja seda ma tundsin ka nagu tollel hetkel, et meil olid väga head õpetajad ja väga paljud neist on ju seni seal õpetamas ka. Ja mõtlen, mis veel. Ja valikained oli ka kindlasti argument, mis mulle nagu väga meeldis, et seal oli väga lai variant, mida valikainetena teha. Ja see oli tohutult põnev, et mina olen endiselt seisukohal, et kool ei peaks olema ainult see koht, kus sa hommikul lähed sellepärast, et see on kohustus, mitte see, et sa tahad sinna minna. Sa väsid päeva jooksul ära ja siis lähed õhtul koju õppima, vaid ma arvan, et ta peakski olema selline ettevalmistus päris eluks, et sealt seda elukooli sai ka, et tundus igati tollel hetkel nagu õige valik ja eks ma olen ikka mõelnud, et what if oleks ma nagu mõne teise kooli valinud, et kas mu elutee oleks kuidagi teistmoodi läinud. Noh, see jääb nagu selleks küsimuseks, millele kunagi vastust ei saa, aga mulle väga sobis õppimine, et selline väike ülikool, ütleks ma kindlasti, et kui on plaan edasi minna, siis ta andis sellist vabadust, aga ka sa pead sellega vabadusega võtma vastu kohustuse, et sa teed neid samme, mis sulle sellel hetkel õiged tunduvad, et nad pärast ka õiged oleks. Ja küll, võtan soovitused siis arvesse. Mis võimalused on noortel poliitikas kaasa rääkida? Nii siis Pärnus kui ka Eestis ja siis ka Euroopas. Kas neil on mingi erinevus? Ja, minu silmis, kui me räägime noorte kaasamisest, siis me üldiselt räägime sellest, et noored saavad selles mõttes ettepanekuid teha, nad saavad kaasa rääkida, nad saavad kaasa mõelda ja siis ka vastavalt nende arvamusele ja nende mõtetele viiakse need mõtted ellu ka. Et see ei ole ainult selline tagatoa jutt, et me saame kokku, joome kohvi ja siis pärast ei juhtu mitte midagi. Et oluline on ka see, et sellel oleks tulemus. Eestis on väga tugevalt ongi näiteks Pärnu linna noortekogu. Nüüd kohe varsti peaks ta olema Pärnu linna noortevolikogu. Siis tänu sellele, et me kaitseme siis või viime põhimääruse volikokku kinnitamiseks, siis lihtsalt noorsootöö seadusest tuleb. Funktsioon on sama, mõte on sama, lihtsalt nimi natuke muutub. Et noortevolikogud ongi siis organisatsioonid, mis toimivad linnades, valdades just siis nende esindusorganite juures, et noored saaksid oma mõtteid kaasa rääkida. Et see on nagu üks sellistest võimalustest, mida mina alati soovitan, sest isegi kui siin poliitika ei koti, mida väga paljud noored ütlevad, absoluutselt ei koti, siis tegelikult see, et sa saad kooli minna, see, et sul on hommikul buss, millega sa saad kooli juurde, see, et sul on bussi paviljonis vihmase ilmaga katus pea kohal, see kõik on poliitika. Et selles mõttes ta ikkagi natuke kotib ka, et isegi kui sa väidad, et ei koti, siis paratamatult elu teeb nii, et kotib. Et see on see koht, kus sa saad aru lihtsalt, kuidas need ühiskondlikud süsteemid toimivad. Siis Eestis kindlasti ma tooks veel välja on Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Õpilasisinduste Liit, kes kõik seisavad ka siis noorte häälte eest, et need kindlasti kostuksid ja nemad teevad seda ka nagu selles mõttes suuremal tasandil võib-olla, et näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi juures on ka noorte nõuandev kogu, et need on nagu ägedad võimalused ja muidugi kui nii kaugele minna ei taha, siis õpilasesindus on see koht, kus mina soovitan alustada, et koolis võib-olla on need muutused hästi kiired. Sa näed kohe näiteks, mõtlen, meil oli kunagi sooviks teha õpilastega, mõtlen, helkuri kontrolle näiteks, et õpilastel oleks kindlasti pimedale helkur küljes ja meie nagu juhtkond ütles, et davai, tehke ära ja nii kiiresti me jõudsimegi juba mingisuguste lahendusteni, et me ei pidanud nagu väga kaua ootama, et linna ja riigi tasandil võib-olla võtavad need natuke kauem aega. Ja Euroopa tasandil on ka hästi palju erinevaid võimalusi, et üks selline ettevõtmine on AI ehk siis European Youth Event, European Youth Event,
mis siis toob, kui ma ei eksi üle aasta või aastas korra, ma nüüd võib-olla panen natuke mööda, aga midagi sellist, toob noored üle Euroopa kokku, kus siis on ka erinevad arutelud, kus viiakse mõtteid siis nagu Euroopa tasandil täitsa otsustajateni. Ja eelmine aasta oli ka Euroopa noorteaastaga seoses tegelikult siis noortele loodud selline häälte platvorm, kus sa said oma häält salvestada selle eesmärgiga, et siis sinu salvestatud mõttest, et näiteks mida sina arvad, et Euroopa Liidus peaks muutma või miks sa arvad, et on hea Euroopa, miks sa arvad, et on paha Euroopa Liit, et siis nende häälte ja mõtete põhjal koguti ka mõtteid, et mis peaks meil nagu siis ütleme Euroopa tasandil muutuma, et noortel oleks siin hea olla. Et noh, mida kõrgemast tasandist me räägime, seda kauem võtavad need muutused aega paratamatult, aga sellegi poolest, et need on need kohad, kus kindlasti noored saavad kaasa rääkida, mis on hästi nagu, ütleme, hästi lähedal ja nagu sul on võimalik kohe mingeid mõtteid jagada ja kaasa rääkida. Ja kui esialgu ei julge kaasa rääkida, mis on ka täitsa fine, siis lihtsalt kuulata. Et see annab ka väga palju juurde, et ka need, kes viivad läbi näiteks selliseid ägedaid ettevõtmisi, nagu on Pärnu noorte televisioon, eks ju, noh, teil peab ka mingisugune huvi ikkagi maailma vastu olema, te tahate kutsuda näiteks Laura Kiviselgi siia, kes räägib teil ükskõik mida. Et see ettevalmistus ja see kõik on justkui ka nagu selline väga hea start päris eluks. Ja. Mis võimalused on noortel selleks, et nende hääl oleks kuulda ning miks see üldse oluline on? Miks see üldse oluline on? Ma alustan sealt poolt. Kui mina olin 12 ja mina läksin esimest korda siis noortekogu istungile, siis ma arvan, et see oli mulle sellepärast oluline, et mina kohtusin seal vanemate inimestega, vanemate noortega. Noh, tollel hetkel mulle tundusid 18-aastased ka hirmus vanad, noh, praegu minu jaoks on 40 ka veel täitsa siuke priima vanus, kus eksisteerida. Aga ma lõin seal tutvuseid, ma lõin seal kontakte, kes olid mulle tulevikus näiteks tulevaseks tööandjaks, kes olid need, kes pakkusid mulle näiteks projektides osalemise võimalusi, kes andsid mulle neid oskuseid, tänu millele mina 23-aastasena teen väga head karjääri. Et ma arvan, et see põhjus, miks noored võiks ühiskonnas kaasa rääkida, ongi see, et sa õpid seda päris elu tundma ja mingi hetk, kui sa oled täiskasvanud inimene ja ütleme, noh, tahad ise kaasa lüüa, siis sa tead juba, kuidas need süsteemid käivad ja sa tead, kust pihta hakata. Et tihti ju, ma ei tea, võib-olla oskadki ise kohe noogutada või pead raputada, et kui sul vanemad koos sõpradega kokku saavad, eks nad ikka räägivad, mis võiks teistmoodi olla ja kus mingi tee peal olid augud ja kus oli lumi lükkamata, et kas sa tead, kelle poole pöörduda siis, kui see probleem on? Ma pakun, et näiteks linnavalitsuse poole. Väga hea. Väga hea, et see ongi täpselt see, mis teadmise sa saad siis, kui sa kogu selles süsteemis sees oled, et ma arvan, et see on nagu väga suur väärtus, mis noorte kaasamise juures on. Ja teine asi on see, et me kindlasti kujundame ju, ütleme, jällegi need otsused alati ei pruugi väga kiirelt nagu või nagu vastu võetud olema, aga sellegi poolest me ju kujundame endale seda keskkonda. Noh, miks ma tahaks elada keskkonnas, kus mul ei ole hea? No tegelikult ei tahagi. Ehk siis, aga mina tahan Pärnus elada. Nii et just, et see ongi nagu see koht, kus noored peaksid kaasa rääkima, sellepärast, et siis on meil on parem. Me loome seda keskkonda ise endale ja ega keegi teine ei tea paremini, mida me tegelikult tahame, kui meie ise. Et võib-olla alati ei oska kuskilt pihta hakata, ei tea mingeid õigeid küsimusi, ei teagi, kust nagu alustada, aga kui mida rohkem sa selle kõigega kaasa tuled, seda rohkem sa ka mõistad, mis see sulle nagu juurde annab. Et jah, mina arvan, et see on igati nagu selline noort kujundav ja taaskord täiskasvanu ellu ette vaadates nagu väga suur väärtus, mis sa sealt kaasa saad. Aga kuidas siis noori kaasata erinevatesse teemadesse? Mina arvan, et kõige suurem noorte kaasamise tööriist on kuulamine. Ja seda õpetas mulle tegelikult kõige rohkem mobiilse noorsootöötajana
siis töötamine. Mobiilne noorsootöö tähendab seda, et tehakse noorsootööd nendes kohtades, kus on noored, mis reeglina ei ole näiteks noortekeskus. Ehk siis me käisimegi tänavatel, me käisime kaubanduskeskustes, me käisime bussijaamas, me käisime jõe ääres, me käisime rannas, ühesõnaga igal pool, kus me märkasime noori, kõnetasime neid. Ja miks ma ütlen kuulamine, sest et inimesed jagavad väga palju muresid, inimesed jagavad väga palju probleeme, aga kui sa neid ei kuula, siis sa ei võtagi neist kinni ja ei teagi, mis peaks teisiti olema. Et see on nagu väga mõjus tööriist, ehkki meil inimestena, või ütleme eestlastena, siis on vahepeal hästi keeruline eksisteerida nii samas ruumis, kui me ei räägi ilmtingamata, sest vastik on, mida teine inimene küll minust mõtleb. Aga alati ei ole ilmtingimata kõige olulisem see, et sa oskad talle midagi vastata, vaid see, et sa oskad kaasa mõelda lihtsalt. Et see on, ma arvan, noorte kaasamise puhul ka hästi oluline. Ja teine asi on küsimuste küsimine. Et just sellel hetkel, kui sa ka näed, et inimesel on ebamugav, ta ei tea täpselt, mida rääkida, et siis jälle väga hea koht, kus sa täna oled, õpid küsimusi küsida, et hiljem aidata teisi ka nagu õigetele teedele. Et sa nagu enam-vähem taipad ära võib-olla, et ütleme probleemi all, et on ütleme mõte, et mul on Pärnus igav, sest Pärnu on mõttetu. Tegelikult tuleb välja, et ma ei tea, mul ei ole näiteks kohta, kus karatees käia. Ja ma tunnen, et see on nagu midagi sellist, mis mul on elus puudu. Et kui sa oskad õiget küsimusi küsida, siis sa jõuad ka tegelikult selle probleemi tuumani. Et tegelikult võib-olla see inimene hoopis tunneb puudus sellest, et tema see, ütleme selle Maslow püramiidi alumine külg, et ta saab füüsiliselt ennast liigutada, on puudu. Et nii, et jah, alustuseks ma ütlen kuulamine, siis ma ütlen küsimuste küsimine ja noorte kaasamise puhul ka selliste osalusvõimaluste loomine, et on see näiteks noortevolikogu, on see noortekogu, tänasel päeval kindlasti ka veebipõhised lahendused. Instagramis on mega lihtne polle teha, väga hea start, nagu kus alustada või küsida, ma ei tea, meile tuleb külaline, mis te tema käest teada tahaksite, jälle selline koht. Just, et see on nagu täpselt see koht, kus noorte sisendit saada, sest see on neile hästi mugav. Et oluline siin juures on ka see, et mitte peale sundida, me ilmtingimata meil on vaja sult midagi ja me oleme valmis selle sult lihtsalt seest välja rebima, vaid et see oleks noorele loomulik, et see on küll ebamugav täiskasvanud inimestele, kes võib-olla ei ole harjunud mingeid veebipõhiseid platvorme näiteks kasutama. Või näiteks ka sellisel juhul, kui sa aeg-ajalt noortes längi ei oska, mida mina vahepeal ei saa üldse aru nagu. Mina ka ei saa. Siis ma vähemalt ei ole üksi. Et need on täpselt need kohad, kus saab noori kaasata ja alustada lihtsalt sellest, ütleme, rohujuure tasandist ja siis juba luua mingeid konkreetseid võimalusi, kus noored saavad kampa hüpata. Aga kas sul üldse selle kõige tegevuse ja tegemiste kõrvalt vaba aega jääb ja mida sa selle vaba aega teed siis? Eks ikka on. Ma arvan, et ma olen täna selles kohas elus, kus ma püüan ma mingi hetk ütlesin, püüan luua tasakaalu, aga ma saan aru, et see tasakaal on aeg-ajalt hästi erinev. Et ma pigem loon sellist süsteemi, et mul oleks elus hea olla. Mis tähendab seda, et ma töötan väga palju, aga kui mul on vabat aega, siis ma tahaks seda väga hoida nii, et ma päriselt puhkan ka. Mingi aeg oli minu lemmiktegevuseks, mida ma ka praegu väga palju teen, Netflixi sarjade vaatamine, sest see oli nagu preemia. Tegelikult ma ei puhka sel ajal. Scrollisin väga palju Instagramis, endiselt olen nutiseltane, ei ole väga palju paranenud, aga ma tean, et mul on probleem, nii et see on esimene samm. Aga et leida neid tegevusi rohkem, mis mind päriselt toetavad. Näiteks mulle väga meeldib jalutada, siis ka selline matkamine, reisimine on minu väga sellised suured sõbrad, kui on vaba aeg. Lähedastega mulle meeldib aega võtta, lihtsalt selline kuidagi perekondlik, hea tunne on midagi sellist, mida ma väga igatsen. Mulle meeldib ka küpsetada ja süüa teha, et kui mul on ka tööpäev, siis tööpäeva lõpus olgugi, et mingi šnitsli tegemine võtab mul 2 tundi, siis ma võtan selle 2 tundi ja teen selle ikkagi ära. Sest see on see hetk, kus ma ei mõtle millelegi muule, vaid mu eesmärk on saada see söök valmis. Et selles mõttes on minu vaba aeg selline, natuke organiseeritult puhkamine,
sest mida rohkem ma olen ka sisse süübinud igasugustesse raamatutesse, mis räägivad vabast ajast ja puhkamisest, siis ega see nutiseade ei ole kõige parem koht, kus seda teha, et tõenäoliselt kõike seda teavad, aga siis meil on küsimus, miks me seda ei tee, et me oleks ju palju tervemad inimesed tegelikult, kui me aeg-ajalt oma telefoni lihtsalt ära paneks. Jah. Aga mis asi on Erasmus Plus ja milliseid uksi see noortele avab? Jah, mina siis täna töötan Haridus- ja Noorteametis. Nüüd tuleb hästi pikk Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuris ja tegelen seal noorteprogrammidega. Üks neist on Erasmus Plus ja Erasmus Plus märksõnadega, ma mõtlen nüüd, alustan seda lauset uuesti lihtsalt, et mõte oleks natuke selge, aga Erasmus Plus kujundas minu karjääri väga tugevalt, sest minu esimene rahvusvaheline projekt oli, kui mina olin 13 või 14. Me saime kokku itaallaste, türklaste ja hispaanlaste või portugaallastega, ma ei mäletagi nüüd täpselt. Ja see, et sa õpid võõrkeeles suhtlema, et see oleks loomulik, et sa ei oleks akvarde eestlane kuskil nurgas, vaata, teised panevad pidu ja siis istud seal mingi, ma ei tea, äkki keegi peaks kutsuma mind enne, kui ma julgen tulla. Et see andis väga palju seda julgust juurde, esinemisjulgust, avalikku esinemist ja nii edasi. Sealt edasi ma suundusin Erasmusega igasugustele koolitustele, mis toetasid minu kui siis noortega töötaja pädevusi. Ja tänaseks ma siis aitan Erasmus Plussi sõnumit levitada. Et kui ma ütlen, mis on Erasmus Plus, siis ta on programm, mis muudab elu ja seda nagu literaali. Sest et Erasmus Plussiga käiakse väga palju näiteks rändamas, et hästi tihti seostatakse Erasmus Plus ülikooliga. Et kui sa ülikooli lähed, siis sul on võimalik näiteks teha semester välismaal. Nüüd see võimalus on ka gümnaasiumis näiteks. Ehk siis sa saaksidki minna välismaale terveks semestriks või veerandiks. Ma ei tea, kuidas te nimetatakse neid asju, need muutuvad iga kord, kui ma noortega räägin. Trimester, näed, kolmas sõna, mis ma veel ei teadnud. Ja noortele suunatud on lausa sellised programmid, mis on vanusest 13 kuni 30. Et seal on näiteks noortevahetused, kus siis vähemalt 2 erinevast riigist tulevad noored kokku, räägivad neile või teevad erinevaid töötube neile sobival teemal. See teema võib olla näiteks vaimne tervis, see teema võib olla näiteks seksuaaltervis, see teema võib olla näiteks ma ei tea, koolistressiga toimetulek. Ühesõnaga, see võib olla meediapädevus, kuidas teha telesaateid näiteks. Et see teema võib olla seinast seina, nad saavad mingiks perioodiks kokku, näiteks 10 päeva ja siis tehakse erinevaid tegevusi sel teemal, et noored õpiksid midagi, siis, et see rikastaks nende elu, kui võib öelda. Ja see tähendab siis seda, et Erasmus Plus programmi poolt on kas osaliselt kaetud või täielikult kaetud transport, majutus, toit, töötoad. Ehk siis selles mõttes sa ei pea 10 päeva süüa tegema, minu arust juba täiega võiduprojekt on ju. Ja teine variant on noorteosalusprojekt, mis on siis suunatud sellele, et luua mingit võimalust juurde, kuidas noori siis otsustusprotsessidesse lähemale tuua. Võib-olla see mõte on hästi segane, ei teagi täpselt, mis on nüüd noortevahetus, mis on noorteosalusprojekt, aga noorteosaluse puhul võin näite tuua, et üks Pärnu tüdruk tegi siis oma aasta töö raames projekti, kus ta siis tutvustas enne kohalike omavalitsuse valimisi erinevaid kandidaate, viis läbi volikogu simulatsiooni ja nii edasi. Et selline äge võimalus, mida sa muidu võib-olla teeksid ilma rahata, aga siis sul on võimalus toetust ka saada. Ja muidugi koolitused ja asjad, mis ka hiljem juurde tulevad ja lisaks Erasmus Plussile on meil Euroopa Solidaarsuskorpuse programm, et siis saab minna näiteks kuni aastaks ajaks vabatahtlikuks välisriiki, nii et sul on jälle transport, majutus, koha peal mingid tegevused kaetud, et väikest taskuraha saab. Et ta ei ole küll töö, aga ta on jälle kogemus, mida nagu kuskilt mujalt ei saa, et eks ma isegi olen mõelnud, et kui ma mingi hetk oma ameti maha panen ja ma veel olen alla 30, siis oleks hullult äge kuskile minna pikemaks perioodiks ka. Et lühikest perioodi kuskil reisida on väga lahe, aga pikemalt saab ikka mingi teise kogemuse. Et mul just üks sõbranna oli 2 kuud oli Itaalias ja ta tuli sealt ka täiega
täiega ägedalt tagasi, et nüüd ta iga kord, kui me räägime, siis lihtsalt viskab sinna jutu sisse. Ma elasin 2 kuud Itaalias. Et see on ka nagu väga lahe, millist, ütleme ka enesekindlust see juurde annab, et sa ju alustad seal teises riigis täitsa nullist oma elu uuesti. Et igal juhul ägedad võimalused ja programmid, mida me noortele pakume. Aga mis sind üldse tegudele sütitab? Ma arvan, et mind sütitab ja innustab kõige rohkem esiteks see, kui ma näen progressi nii endas kui teistes. See tähendab seda, et mulle meeldib, kui ma näen, et ma olen pidevalt arengus, mida praegu minu töö ja minu karjäärivalikud on justkui nagu ka soosinud. Kui seda ei ole, siis ma tunnen, et ma olen kindlasti nagu kinni jäänud kuskile, ei tea enam kuhu edasi minna ja see lihtsalt tekitab sellist vastikut ja madalat enesekindlust, ebamugavustunnet. Et see on kindlasti üks asi, mis mind innustab. Ja teine asi, mis ma mainisin, oli see teiste nagu tagasiside. Öeldakse küll, et kogu õnn tuleb seest, aga mina ikka otsin aeg-ajalt väljast ka. Et kui ma näen näiteks noori, kes on kuskil käinud, kes ütlevad, et täiega äge asi, mis sa teed, sa andsid mulle nii palju inspiratsiooni, siis see on midagi sellist, mis mind ka väga tugevalt sütitab ja edasi viib. Et praeguses töös võib-olla on seda veidike vähem, kui on seda varem olnud, aga sellegi poolest, kui mingid positiivsed tagasisidet kuskilt tuleb, siis minul ikka lähevad silmad särama ka. Et see on lihtsalt soe, kui me eestlastena julgeme ka teineteisele natuke toredaid ja ilusaid asju ka öelda, et ma arvan, et see on midagi sellist, mis mind ka hoiab. Aga mis on siis sinu missiooniks noorte valdkonnas? Minu noorte valdkonna missioon, ma arvan, suuresti on toetada noori. Ma mõtlen selle all seda, et väga paljud teist, ma ütlen meist, ma olen ka pigem noor. Ja ikka. Et väga paljudel meist ei ole neid teadmisi nendest võimalustest, mis meil täna on. Väga paljud noored arvavad, et nad ei vääri neid võimalusi, mis meil täna on. Tegelikult ikka väärivad küll, et igaüks meist väärib ongi kas või mingit Erasmus Plus programmi või seda, et me teineteisega viisakalt suhtleme, seda, et keegi karju su peale, seda, et sul on keegi turvaline sõber, kellega rääkida näiteks. Armastust väärime me kõik, et ma arvan, et see on minu selline väga suur missioon, et võimalikult palju noori seda tunneksid, sest väga paljudel meist ei ole kodus seda hoiakut, et seda nagu jagatakse. Ja teine asi on see, et aeg-ajalt mulle tundub, et hariduses on igav, koolis käimine võib olla tohutult igav ja ma arvan, et hullult äge oleks, kui noorte valdkond aeg-ajalt kaaperdaks natuke koolitunde ja pakuks seal mingisugust sellist erilist teistsugust lähenemist, sest et noorsootöö keskendub mitte siis formaalharidusele, mida pakutakse koolis, vaid mitteformaalsele haridusele. Ehk siis täpselt räägitakse nendest teemadest, mis noortele huvi pakub. Ehk siis näiteks ongi, võib-olla teil on ka juba minu koolis käimisest on ju nüüd juba natuke aega möödas ka, aga võib-olla, ma ei tea, klassijuhataja tunni raames te ise pakute näiteks teemasid, mida käia üle, et näiteks, ma ei tea, kuidas makse maksta. See on täpselt midagi sellist, millega noorsootöö igapäevaselt tegeleb, sellepärast, et neid küsimusi on noortel tohutult palju. Et kuule, mul on üürikorterit praegu, kust ma leian. See on tõesti teema, millest võiks arutada. Just, et see oleks hullult äge, kui noored saaksid sellise laiema nagu elu package'i. Ma olen nõus, hästi paljud asjad koolis on ka sellised, mis on ka sellel eesmärgil, et noored õpiksid ära, mis on nende huvi. Et te ju õpite igast asjast natukene ja tegelikult see võiks ju tekitada selle, et kui sa koolist ära lähed, siis sa tead, mida sa teed. Väga paljud ei tea, mida nad teevad. Et just sellist nagu ka iseendasse vaatamist, et mis see nagu päriselt on, mis sa teha tahad. Et siis ju see karjäär on natuke pikem, et kui sa jõuad, ma ei tea, 35 eluaastaselt sinna, mis sa tegelikult teha tahad, siis see karjäär on ju palju lühem kui siis, kui sa alustad seda 20-selt 15 aastat. Mis ei tähenda seda, et ei ole okei vahepeal ümber vahetada, et mu ema ka töötas oma 20 aastat ühe töö peal ja siis läks kutsekas sabikokaks õppima. Hullult äge naine minu arust.
et võitis selle otsuse täitsa juba 40ndate keskel vastu. Et selline, ütleme, päris elu on äge, aga seda peab õppima armastama, et sa oled selle keskel nii, et sa oled hoitud. Sest on hästi palju asju, mida me ei oska kontrollida, mida me ei peagi kontrollima, aga just, et kuidas sa nendes olukordades võib-olla kõige paremini toime tuled, on see, mis on oluline. Aga praegu on meil küsimustega kõik ja me oleme siis BNTV-ga alustamas uue traditsiooniga, mille käigus siis iga intervjueeritav saab küsida järgmiselt intervjueeritavalt ühe küsimuse. Näiteks järgmisena on meil külla tulemas Brianna Perez, kes tegi siis oma lühifilmi, mis pääses ka PÖFFile ja tulebki räägida, kuidas filme teha, kuidas näitlejaid leida, kuidas, no igatahes kõik filmiga seotud. Nii et milline oleks sinu üks küsimus Briannale? Nii, ma nüüd natuke mõtlen. Võib-olla see küsimus täiesti meie viimasest küsimusest natuke ajendatuna on see, et kuidas tema selle nagu huvini või selle karjäärini jõudis. Et kui tal juba nii uhke saavutus veel juba ette näidata on, siis see tundub nagu väga vapustav teekond ka selle poole pealt, et see ei saanud nagu eile tekkida see huvi. Et jah, just, et millal see tekkis, kuidas ta seda vahepeal harjutanud on ja kuidas, ma ei tea, tema lähedased näiteks sellesse suhtunud on, et eks siin kultuuritegelaste kohta levib ka igasugused asjad, et kas ikka on väga hea karjäär, aga kuidas tema sellega siis toime tuleb võib-olla? Väga hea küsimus või isegi mitu küsimust. Väga lahe. Ma eeldan, et see tuleb ka teil kuskile YouTube'i üles, on ju? Väga lahe. See ongi juba järgmine. Tegelikult kolmapäeval juba tuleb see intervjuu, nii et saame need kõik küsimust ära seal küsida. Cool. Aga ma panen siin natukene. Suur aitäh külla tulemast, intervjuud andmast. Meil on siuke tänukotike. Aitäh, et kutsusite. Ja aitäh, et tulite.